Vaja iga eestlase abi, ma kordan, mul on vaja iga eestlase abi, et seda probleemi paljastada. See puudutab igat eestlast, see puudutab igat eestlast, see puudutab igat eestlast. Siin toimub jama. Nad ei saa isegi liikuda. Nad sirutavad ennast väikestes punkrites, nad ei saa isegi ennast liigutada, kallid inimesed. Mis ühendus on autokummidel ja piimal? Kas keegi saaks mulle seletada seda? See on kohutav siin. Vaadake, kuidas elavad loomad. Vaadake, kuidas piinatakse loomi. Kuidas elavad loomad. No siin loom on täiesti oma Virtsa sees. Tere tulemast, Virtsa Tööstus Estonia OÜ. See on hullumaja ja see on nende toit. See on nende toit. Nii et kui te sööte endale sisse, siis te teate, kust see tuli. Sest nemad rohtu ei näe ja ma ei tea, mis ühendus on rehvide ja lehmadega ja nende mägede ja küngastega. Vot see on kohutav. Ja neid on veel kahjuks, kallid inimesed. See on teine kompleks, on ka veel neid. Siin rajoonis kogu Eesti süda on kaetud sellise toodanguga, sellise energiatoodanguga. Te peate jagama seda infot, et päästa seda riiki ja sellest energiast, mida siin toodetakse. Kui teil on üldse kübekeski inimlikkust enda sees, te peate jagama seda, te peate ennast harima, te peate harima sõpra, sugulast, pereliikmeid, oma lapsi pääsma, isegi vaenlast harima ja seda juttu edasi paiskama, sest see probleem ei lähe ära ja Eesti riiki kasutatakse ära. Ma rääkisin Veikoga sellest teemast, aga siin ei piisa sellest, siin tuleb inimestele näidata ja siin ongi asitööd, et näidata seda ette. Siin on selline energia, võtab hääle võbisema. Vot siin on selline energia, nagu piusal. Palun kuulake nüüd tähelepanelikult. Ma olen siin tee peal, kus keerab vasakule poole ühte kompleksi, mis kuulub Eesti OÜ alla, Estonia OÜ alla, mis on piimatööstus ja mis ka kuulub alla TKM grupi alla, kes omab Selverit. Selver on üks kõige suuremaid megatoidukohti Eestis. Nagu te teate, enamus inimesed käivad Selveris toitu ostmas. Ma tahaks teid valgustada nüüd ja öelda teile, kust teie toit tuleb. See on kohutav. Ma soovin teile ka seda öelda, ärge mind uskuge. Tulge siia kohale ja ma ütlen teile instruktsioonid. Me oleme Türi Arkmas, Mäeküla Kuivati vastas täpselt. Kui te panete Google Mäeküla Kuivati, Järva maakond, mis on umbes 40. Tulge siia kohale, tunnetage seda kohta ja energiat ja vaadake oma kahe silmaga, sest seda ei ole võimalik kirjeldada, mis energia seal on. Seda peab tunnetama, seda rääkis mulle üks mees, ta rääkis mulle seda ja mulle ei jõudnud see kohale, aga vaadake seda videot lõpuni. Siin on kõik lahti, nii et külm õhk läheb sisse loomulikult. Ma soovin teile kõigile rahulikke jõule. Ma kuulen siin raudade kolinat ja meeste rääkimist ja õdede nutmist. Need ei ole õnnelikud hääled. Uurige teisi videosid, mida ma olen kokku pannud. Suur tänu teile.
Loeksin teile ette nüüd ühe kirja ja seletaksin, mis toimub Eestis. Petri saatis mulle sõnumi nädal aega tagasi, kus piinatakse tuhandeid naisi ja kabalas tuhandeid lapsi. Elan väga lähedale sellele kohale, kus te filminud olete. Samas ka minu kodule on üks neist hoonetest väga lähedal. Ainult jõgi on vahel ja näeme muretult seda hoonet ja kuuleme lastega tihti neid karjeid. Suvel, kui on aknad lahti nii ööd, kui ka päevad, on minu vanim laps mind pidevalt ülesse ajanud keset ööd, kuna on endast väljas, sest õuest üle jõe põllult kostub hädakisa. Endal on ka tihti süda nii rahutu, kui isegi sellest hoonest kostab läbi kinnise toa akna neid karjeid. Olen isegi mõnel korral kirjutanud inimestele, kes on sellega seotud, et kas juhtus midagi sel ajal, et süda valutas nii jubedalt nende häälte peale. Ära näe vaeva, seal on eriline sort inimesi puki otsas. It's like 1,000 cows standing waiting for the killing, and one moment they killed, and you just can imagine how big is stress hormone level in this meat. What you get, like just how to say, the killers, they don't care anything, they just hit them on the car, you know. They are like electric shock straws, and it's awful. They just stand all the way, then they go to there is a collecting gates areas, and they put them all together and they just stand there and wait. And the capacity of this slaughterhouse, I heard it's almost 1,000 souls, 1,000 cows in the day. So it's huge. They have ovens where they burn all the wastes and stuff. So this is a big industry. But the meaning is that, you know, if you eat this meat, the stress level of this animal is like crazy. She wants to die, but she's afraid of totally, you know, you can imagine that. Total panic. Total panic. Ja Selver on musta kuubi kujuline, kuldsete ustega ja te lähete iga päev ja annate oma raha, et osta seda toodangut. See genereerib energiat siin Eesti südames. See genereerib sellist energiat, mis valgub üle Eesti maariigi. See mõjutab inimeste energiat ja see akupunktuurikohad on siin Eestis, kallid inimesed. Kui teil on üldse mingit süda ja mingit arusaama, kuidas energia toimub, ei saa uut ühiskonda ehitada selle vundamendi peal, et selline salajane, vaikne masin genereerib pidevalt selja taga. Kogu aeg, aeglaselt, vaikselt genereerib. See ei ole inimlik, te nägite seda toitu, siin ei ole neile vett antud, siin on virtsases elamine õhk. Kui me tahame uut ühiskonda ehitada, me peame lõpetama sellise äri toetamise. Me peame ümber lülitama alternatiividele ja teisi toiduaineid kasutama. Mitte relvatoitu. Nad üritavad seda riiki mürgitada energeetiliselt ja ärge uskuge kedagi, kes ütleb teile, et see ei ole lahendus. See on number 1 lahendus. Kuidas saab öelda, et mida see muudab, Sandra? Kuidas saab sellist küsimust küsida? Eriti tervendajad ja homeopaadid, kas te nagu üldse aru ei saa? Kui me ei tee seda isegi tervise pärast, kas me siis ei võiks teha seda selle jaoks, et päästa neid vaesi loomi, kes kõõritavad ühte suunda, pisarad jooksevad pärast seda lüpsmisprotsessi. Ma nägin, kuidas nad olid pikali maas ja seal oli veri, okei? Umbes. Vaadake sellele loomale otsa.
see ei ole õnnelik loom. See on kinni piiratud, see on vangla loom. No, kui 50 000 tonni liitrit päevas toodetakse selle Estonia OÜ poolt äripäeva sõnul, siis siin ongi see asi, et kuhu kogu see kraam läheb ja see lähebki teie lauale. Te peate lõpetama sellele raha andmise. Siin on kulunud, traumatiseeritud lapsed. Issand jumal, siin täiesti haiseb. Ja siin lähevad kõik tapama ja siin ongi. Kallid inimesed, me peame selle nalja ära lõpetama. Võtame ennast kokku nüüd, palun. Teavad, kui lehmad karjamaale saavad, siis nad jooksevad ja hüppavad rõõmust. Seda kutsutakse karja laskmiseks, ja see kari lastakse tapamajja. Kogu lugu. Ma ei tea, geneetiliselt inimesele lähedasem isegi. Kui inimene võtta kui tarkuse kroon, mis ei paista kuskilt otsast välja. Kas see lolluse kroon? Lolluse kroon inimene. Siin, mis me räägime tarkusest, tarkus ei olegi mingi asi, millest eriti rääkida peaks olema südame ja mõistuse koos harmoonia, et inimene tunnetab, et see asi on vale, aga kui ta ei tunneta, siis ei tea, siis tekib kahtlus selles inimeses veidi. Ja tunnetust nagu pole. Ja kui tunnetust pole, siis... Ma ei tea, kes me siis oleme. Vanasti öeldi, et Egiptuses, et sümboolselt pandi süda kaalu peale ja võrreldi seda sulega. Süda pidi olema kerge nagu sulg, et kui sa lahkusid siit, siis sul võiks süda olla kerge nagu sulg, siis sul ei ole ühtegi piima. Südametunnistus, süda on kerge. Sa tead, et sa oled teinud kõik õieti. Vaja iga eestlase abi, ma kordan, mul on vaja iga eestlase abi, et seda probleemi paljastada. See puudutab igat eestlast, see puudutab igat eestlast, siin toimub jama. Inimeste füüsikat, tavainimesed ütlevad, mul on imelik olla, mingi sisimuses on kurbus, ma ei oska seda seletada, see ongi see, et kui me oleme Eesti südames ja me genereerime sellist energiat, see probleem ei lähe ära, kui me ei lõpeta oma raha andmist sellele probleemile. Kas te saate aru, et Eesti president Alar Karis käis siin on suured rahad mängus, siin on suured tegelased mängus, siin aasta 22 oli profit oli 55 miljonit eurot üle oodatust COVID-i ajal. Niimoodi, et siin on 100 miljonid mängus. See on kohutav. Vabandust, ma olen täiesti ära eksinud, et kuidas siin Viljandi poole saab?
Viljandi. Вы с дороги заехали. Tööstus ja see on kohutav. See on täiesti kohutav, see on piimatööstus. Issand jumal, siin täiesti haiseb. See ongi vist, see ongi piimatööstus ja siin lähevad kõik tapama ja Siin pole tarkusega jah midagi pistmist, siin peab olema tunnetamine, kui sa vaatad seda looma ja sa näed, et tal on all ja peab olema mõistuse ja südame hääl koos nagu harmooniliselt resoneeruma ühiseks arusaamiseks, et see asi on täiesti vale. Ja kõik teavad, kui lehmad karjamaale saavad, siis nad jooksevad ja hüppavad rõõmust. Seda kutsutakse karja laskmiseks ja see kari lastakse tapamajja. Kõigi kaubanduskeskusi, see hargnemine läheb laiemaks. Heal päeval toodab see firma 50 000 tonni piima looma piinamise najal ja kurnamise kuni 90 liitrit päevas, kuni nende neerud kukuvad kokku. Seda üritaski selgeks teha, aga mul ei jõudnud kohale, sellepärast peab oma silmaga ära nägema, et uskuda seda. Poor baby. Ja väga hea operatsioon ikka minu arvatest. Paar ukrainlast pannakse tööle odava raha eest ja siis raha muudkui jookseb. See riik ei saagi midagi energeetiliselt muud toota, kui see masin kogu aeg genereerib selja taga ja inimesi ei harita, kust see toit ja kust see tuleb täpselt. Neile tuleb näidata ette, et see operatsioon kinni panna. See on niimoodi ehitatud, et nendel loomadel on võimatu pääseda. See ongi see reaalsus. See ongi see põrgu, kui te lähete nende Facebooki, te näete, kuidas need tallekesed jooksevad sisse, öeldakse tere tulemast teie uude kodusse. Nad pannakse sinna teisele poole luku taha ja see ongi see reaalsus. Siin ei olegi pääsu ja siia nad jäävad. Ja te näete, et selle looma silmas on hing. Tal on kurbus, tal on pisar, tal on depressioon. Ta ei taha olla siin. See energia siin on kohutav. Igas majas on vähemalt 250 looma, kui mitte 300 kramplikult kokku topitud ja kõik nad istuvad seal oma virtsa ja kuse sees. Nüüd me läheneme teisele kompleksi juurde, mis on 5 kilomeetrit Võrumaa poole. Seal on 3 maja, sama mehaanika, kus on piimalüpsmise maja ka, mis on 4 sama suur. Igas majas on vähemalt 250 looma. Kokku on seal umbes siis, mis see on siis? Ikka 700 looma on ära konkreetselt. Ja neid vasikaid hoitakse Kabala kandis.
mis on väga oluline aru saada, on see, et see ei ole ainult see rajoon, kogu Türi, Arkma, Viljandi rajoon Eesti südame keskes, vaid see on üle kogu Eesti need kompleksid, mida me näitame. Nad on Kesk-Eestis, nad on Ida-Eestis, nad on Lääne-Eestis, nad on Kagu-Eestis, nad on igal pool Eestis. Need kompleksid täpselt samad nagu siin. Te peate tulema vaatama, minge vaadake endal kohalikus, et mitte näidata tavainimestele, mis toimub seal taga. Selle künka taga on 3. ja 4. maja ja seal on 2. Seal on piima ehitatud, et peita seda suurt saladust siin, et mitte näidata rahvale, kuidas tegelikult asi käib, kuidas see tööstus tegelikult käib. Eelmine sügis, aasta 22 ja õnnitles neid. Loomulikult ta tuli ju rahatšekile järele. Äri õitses. Te ei ole ise seda ju teinud nagu vanarahvas. Te ju maksate kellelegi, et see teie eest ära teeks. Te peate selle peale ka mõtlema. Nende vaade. See on nende ilus vaade loomade. Seal on 3 suurt maja. Selline on nende elu. Ja põllu peal ei ole ühtegi lehma. Neid ei lasta kunagi välja, nemad ongi seal. Ma kutsun kõiki ülesse, et seda jagada. Aga siin ei piisa sellest, siin tuleb inimestele näidata ja siin ongi asi tööd, et näidata seda ette. Siin on selline energia, võtab hääle võbisema. Vot siin on selline energia nagu piusal umbes. Ja siin midagi genereerib, kas on psühhotrooniline relv, me ei tea, aga siin miskit toimub. Sest siin on nagu mulli sees kogu see süsteem. Neid ei lasta, vaadake neid seinu seal. Siin on täiesti concrete asfaldi džungel igal pool. Ja siin ongi, et kui vaadata füüsika koha pealt, miks selline tunne tekib, mis siin toimub, mis energiat siin toodetakse. Vot siin tekivad tõsised küsimused. Ja see ongi nende reaalsus. Virtsatööstus, see on virtsatööstus, kallid inimesed, see ongi reaalsus. Siin spiritismis läheb asi palju tõsisemaks ja siin ongi, see on see reaalsus. Siin on nii ära kurnatud. See on kohutav, see on absoluutselt kohutav. Vaata seda olukorda. Täiesti halvatud loomad, mentaalsed ja füüsilised. Nad ei saa seal koridoris ukerdada päevad läbi, see ongi nende reaalsus. Nemad rohtu ei näe mitte kunagi. Seda pidas väiksemad talud ja ütles, need suuremad firmad, nende loomad ei näe kunagi rohtu. Nad on siin talvel ja suvel. Betooni peal istumisest põlved on ära kulunud. Need loomad on osa Eesti südamest. Väga tublid, nad üritavad küsida, miks see toimub nii, miks piina energia, see iga lehm siin läheb tapamajja, siin ei ole mingid muud valikud neid hoitakse vastu enda tahtmist, nad saavad 3, 4, 5 poega
elu jooksul, neid lahutatakse neist, need pojad viiakse eemale, neid lahutatakse ja ongi kõik inimesed ütlevad, mul on imelik olla, mingi sisimuses on kurbus, ma ei oska seda seletada, see ongi see, et kui me oleme Eesti südames ja me genereerime sellist energiat, see probleem ei lähe ära, kui me ei lõpeta oma raha andmist sellele probleemile. Kas te saate aru, et Eesti president Alar Karis käis siin on suured rahad mängus, siin on suured tegelased mängus, niimoodi, et siin on 100 miljonid mängus. Kas te saate aru, et alatallitatud kilpnäärmega inimesel on piimavalgu allergia, sellepärast ongi inimene kleenukene ja kont. See on ületallitatud kilpnäärmega, alatallitatud kilpnäärmega on inimene valgub laiali. Ta ei suuda seda piimarakku seedida ja see muutub relvatoiduks. Ja siin on inimesed ei saa aru, miks on kogu aeg siuke imelik tunne, sest selliste akupunktuuride kohade peal ongi sellised ärid. See nali tuleb ära lõpetada inimesed, see ei ole naljakas. Me ei saa uut ühiskonda ehitada selle vundamendi peal, et selline salajane, vaikne masin genereerib pidevalt selja taga. Kogu aeg, aeglaselt, vaikselt genereerib. Ja nad küsivad, et miks me peame olema siin. Kas te olete teadlikud, kuidas lehm tegelikult vabaduses ja õnnelikus elab? Ta on nagu suur kutsu, ta mängib, ta on hellitav, talle meeldib paid, talle meeldib omanikuga juttu ajada, omanikuga kaasas käia. Ja te näete, et selle looma silmas on hing. Tal on kurbus, tal on depressioon. Tere! Mina olen järgneva asitõendi filmi produtsent ja kohe näete ka minu nägu. Enne filmi algamist toon esile järgneva 8 minuti jooksul juriidilised faktid, et toimub üle-eestiline lastekaubandus ja pedofiilia süsteem, millesse on kaasatud enamus Eesti kodanikud. Mis on pedofiilia? See on salalik, salakaval, sõltuvuses, haige, meelitav, silitav, argpükslik, manipuleeriv, pettev, oma rahuolu ja kasu sooviv otsene või isegi mitte otsekohene seksuaalne tegevus. Selle suunas maksmine ja osalemine teeb inimesest kaasosaleja juriidiliselt. Mis vahe on pervertsusel ja pedofiilial või haigel inimesel või ühiskonnal, kes selle süstemaatikaga kaasa lööb oma maksumaksjate rahadega? Vastus: midagi. Seal pole mingit vahet. Iga ennast austav eestlane on nüüdseks aru saanud, et aastad 2020 kuni aasta 2022 olid organiseeritud kõrgemate jõudude poolt. Kahjuks või õnneks. Ma pole enam kindel isiklikult. Need samused jõud, kes on samm ees rahvast ja hetkel oleva riigi jõus oleva süsteemi juhid, kes on palju loonud ja kontrollinud, nagu näiteks nende süsteemi toetajaskond, nimelt inimteenrite moodustamine, me olime siiski ümber piiratud nende inimeste poolt. See samune ennast austav Eesti kodanik on ka teadlik, et need süsteemi juhid on olnud puki otsas suhteliselt kaua aega, ajalooliselt võttes. Lisaks see samune ennast austav Eesti kodanik on ka teadlik ka energiatest. Kõik on energia ja igal pool meie ümber on energia. Kui paned toa tule põlema, energia. Kui sinu kopsud pumpavad verd sinu südamesse ja kehasse, energia. Kui sööd tervislikku
kokku laibata toitu. Hea energia, kui otsustad teatud inimesega olla, peab olema sobiv energia. Keegi näpib mind salakavalalt, et minu keha ja energia välja rüvetada vastu minu tahtmist. Pervertne, vägistav energia. Keegi näpib minu last peale lapsega üllatavalt kenasti olemist. Pedofiilne, salakaval energia. Kui keegi võtab sundviisiliselt sinu koeralt seemet, sundviisiliselt rasestab enda koera selle seemnega, haige, alandav, haiget tegev, pervertne energia. Rakvere mega 6-korruseline korterelamu, mis tehtud seafarmiks ja kuhu kokku pressitud oma kuse sees liuglevad sead. Haige, psühhopaadiline, pedofiilne energia. 100% sundrasestatud Eesti piima lehmade vasikad eemaldatakse sundviisiliselt peale sündi, silitavalt, hellitavalt, salakavalalt, julmalt ja 90% vasikatest müüakse järgi tulevate vanameestele maha, et tappa koeratoiduks või nahaks. Haige, argpükslik, pervertne, lastekaubandus, pedofiilne energia ja nii edasi ja nii edasi. Kõik sama sagedusega energiat, sama sagedus, haige, põletikus vaevlev energia. Nagu Eesti ühiskond, mille seedetrakt on vereraku laiba energiat täis ja mida tuleks puhastada kohvi enemast kangema protseduuriga, et sitt lahti saada õige, tõese infoga. Inimesed, kes ajavad umbkaudselt ringlevad juttu avalikes videodes, millel pole mingit mõtet ning tuumani ei jõuagi, on selle süsteemi toetajad, silitajad, vähis oleva süsteemi ignoreerijad ja ainult oma rahu aiamaa kaitsjad. Juriidiliselt on eliitrahva kaasanud enda pedofiilsesse süsteemi, mis on tsunamiliselt kasvanud peale teist maailmasõda. Neil ei piisanud piirduda maailmse rahva kontrollimisega ja tapmisega ja inimlaste kaubandusega, nii et nad otsustasid enda operatsiooni laiendada ja tavainimest ehk tarbijat kaasa haarata oma tegevustes ja juriidiliselt kinnitada. Nende plaan oli siis tarbijale selgeks teha ja seda läbi suruda kohaliku välja mõeldud toidukultuuri propagandaga ja haridusajupesusüsteemiga. Nad on psühholoogiliste, salvestavate, juriidiliste, sotsiaalmängude leiutajad ja rahvas on ainult nende peost söönud. Viimased 10 aastad on juriidilised dokumendid öelnud, et ema reisib lapsega või noored reisivad vanemateta või üksi. Mother traveling with youth. Child offspring. See on selleks, et kehtestada eetilised tingimused logistikas. Samuti on ka juriidilistes dokumentides eliit kindlaks teinud, et rahvas lööb kaasa lastekaubanduses, pedofiilse süsteemi tootmises, nagu näiteks juriidiline punkt, rituaalne tappkaubandus. Livestock transportation for ritualistic slaughter. Need on ametlikud terminid olnud 50+ aastat logistika ja farmindus ärides, et kindlaks teha, et hiljem rahvale midagi arusaamatuks ei jäänud.
kui kliiniliste teaduslike uurimustöödega on kindlaks tehtud, et nüüdseks juriidiliselt paika pandud sentient grupi alla kuuluv ema, isa ja laps on 2–5 või enam vanuse inimlapse intelligentsuse tasemega, keda peetakse kinni sundviisiliselt riigis olevate tapakoonduslaagrites, siis on tegemist kahjuks laste kuritarvitamise ja laste kaubandusega. Ja iga poe leti ümber soniv ja uimerdav tarbija selle süsteemi kaasosaline. Nii et mis järelduseni need juriidilised terminid viivad ja manipuleerivad nimetused, mis on kõigile Eesti talurahvale, emmedele, emistele, issidele, vissidele antud on, see viib selle järelduseni, et toimub laste mass sundseemne võtmine, sundrasestamine, kaubandus, pedofiilne, pervertne käsitlus enamjaolt ja rituaalne kuritarvitamise protsess ja tapmine. Eliit laenab, ta ei anna kunagi niisama. Ja kui ta laenab orjadele, ta võtab tagasi intressiga. See kajastub rahvakarma näol. Orjadele ei anta ilma ja taevast tagasi. Ukraina holodomor oli tõsi. Vanemad sõid teisi inimesi ja oma lapsi. Ja neid pidi lausa arreteerima, kuna isu läks käest ära. Eliitorganiseerijad Bandera 1930, kes Harariga kahtlaselt ühte nägu on, eksisteerivad ka tänapäevani ja normaliseerivad sama tulevat eventi. The event on plaanitud. Kui poodides kaob toit mõneks kuuks ja rahva tõelised värvid ilmnevad, on sinu naabrimehel alati ideaalne õigustus sinu perele kallale tulla sinu ärakäigu ajal. Tema vabanduseks oleks, kas sa oled hull? Kas sa tahtsid, et me perega nälga sureksime? Me pidime ju sööma. Proteiin pole leitav toitudes. Järgnev korporatsiooni biokeemia vale ja keha toodab ise proteiini teiste protsesside näol. Nii et hari ennast, inimene, ja ärka ülesse kinniste uste taga toimuva pedofiilse tegevuse suhtes, mis on juba ammu toimunud ja sina maksad selle eest, kuna hingega inimese missioon on lojaalsus ja armastus. Ja hingetu inimene viib silitades, naeratades, hellitades, laste usalduse välja pettes. Nad alati tapamajja lõpuks. Mis on oluline teada, et ajalooliselt need tapakultuurid toodi sisse turukaubanduse käigus, eriti 1500–1600 aastatel katoliikluse ristiusu kirikuga. Seda tutvustati ja suruti peale tolleaegsele orjanduses osaleva Eesti talupojale Taani ja Saksa aadlike ja võimude poolt. Samuti ka tuli tapakultuur massiliselt sisse slaavi kultuuri sisserännaku ajal ja legisleerimise ajal 1550. aastatel Lõuna-Eestisse. Tapakultuur on võõras tõelistele Eesti esivanematele ja kes iganes seda kaitseb,
pole Eesti kultuuri esindaja ja ajupestud kohaliku korporatsiooni antirohepöörde manipulatsiooniga ja nii edasi. Poed on laipu täis, ära muretse, keegi ei pane sind putukaid sööma, kuna rahvale on vaja kriips peale panna läbi torgitud loomade. Sa oled langenud nende sotsiaalsalvestavatele mängude antipropaganda hirmutamise lõksu, kus on sul suurem vereisu peale aetud, et sa jookseksid poe lette tühjendama ja ennast surnuks sööma ahnusest. NSV Liidu kokkukukkumise lõpuajal ja Euroopa Liidu sissetungi ajal hakkasid hingega inimesed väsima ja huvi kaotama oma loomade pidamise ja tapmise vastu. Rahvas lihtsalt ei viitsinud oma armastatuid loomi tappa, kuna hingega inimesele tekkis ühendus ja arusaam, et see on vale ja seda arusaama hakati summutama. Ainukesed, kellele see eluviis sobis, olid hingetutel ja neid polnud piisavalt neid inimteenreid, et eliidi pedofiilset tapaenergiat pumbata selle planeedi peale. Kuna plaan oli siiski suurendada enda eliidi operatsiooni lastekaubandusega ja pedofiilsusega. Tõelise NSV Liidu ajal paljud inimesed pidasid omi loomi ja elati korterites vähem. See oli sügavas NSV Liidus. NSV Liidu süsteem ei tegelenud masstapakultuuriga nagu hetkel suurtööstuses Euroopa Liidu ajal on tehtud eriti 1990. aastate algusest. Kui NSV Liit purjus ära ostetud Gorbatšovi termini lõpupoole kokku hakkas kukkuma, hakati rohkem ehitama ja looma euroopalikke tapakultuuri hooneid, kuhu viidi hetkeseid emasid, mehi ja lapsi, vangistuses emasid, mehi ja lapsi. Lehm ehk naisel on energeetiliselt nii võimas energia, et kui inimene on tema läheduses ja ta puudutab või kallistab seda naist, siis hakkab inimese stressitase langema. Ja seda on nüüd teaduslikult kinnitatud ja paljudes kohtades üle maailma isegi pakutakse sellist teraapiat. Lisaks tal on nii paranormaalne energia, et kui inimene veedab aega selle naisega või mehega, siis hakkavad temani jõudma paranormaalinformatsioon kuskilt kõrgemalt. Tekib väga võimas portaal. Vanad eestlased panid tihti peale seda tähele ja ainult pidasid lehmi selleks, et natukene piima saada külmadel perioodidel ja rasketel aegadel. Vana rahvas sõi hoopis teistmoodi, väga palju fermenteeritud toitu, hapukapsast fermenteeritud väike kala, kilu ja nii edasi ja nii edasi ja nende elu loomulikult oli külmaperioodil raske, aga see on palju tervislikum toit, fermenteeritud kartul, kapsas, seened ja nii edasi ja nii edasi. Vana rahvas tunnetas selle püha looma ravivaid olemusi ja tähtsust planeedi ja looduse harmoniseerimise jaoks. Sama ka teiste naiste, meeste, lastega nagu sead ja nii edasi. Nemad toitusid normaalselt,
hetkel toitub rahvas relvatoidus ja sellepärast rahvas vajubki kokku või valgub laiali meie ümber, kes uimerdavad. Vanarahvas pani tähele, et see naine ehk lehm on emakese maa ravijad. Sellepärast peetigi Indias ja Venemaal lehma pühaks loomaks ja piima andvat lehmi ei tohtinud iialgi piinata ja tappa. See oli karistatav tegevus. Sellepärast Arkooni kiriku värdjalik suguta, see on väga hull liikumine. Eliit ei olnud õnnelik, et rahvas keeldus tapmast, keeldus osalemast tapakultuurist. Ja see tapmine vähenes, nii nagu seda oleks vaja olnud, et seda pedofiilset süsteemi üleval hoida ja siis hakatigi ehitama ja laiendama oma operatsiooni, kuna kui on tõesti tõsi ja see on, et selle naise mehe kinni peetud koonduslaagrites naise mehe teadvus on sama kõrge kui laps, siis tema energia on sama puhas kui inimlapse energia, et seda kaubandust elus hoida. See on palju puhtam tapaenergia kui kellegi torgitud liha ülikonna kandva sõjas osaleva tühja inimese olevus. See energia, mida saadakse tapakultuuris nendelt naistelt, meestelt ja lastelt ja inimlaste kaubanduses, on palju magusam ja palju